Külmhoone avamisel saab lindilõikamise asemele hoopis midagi huvitavat välja mõelda. Kõrgessaares saeti läbi jääst valmistatud palk. Asjaosalised nuputasid, mida meeneks saadud jägamakaga teha. Osa jättis oma tüki külmhoonesse hoiule. Mullu 5. veebruaril panid 7 kutselist kalurit seljad kokku ja otsustasid külmhoone teha. Ehitamine algas oktoobris ja nüüd on külm toas. Paberid korras, vaja on veel vaid seda, et meres kala jätkuks. Külmhoone juhatuse liige Imre Kivi rääkis külmhoone saamisloost. Küll suured külmhooned pandi kinni Hiiumaal ja praktiliselt ei olnud võimalik enam kuskilt jääd saada ja ei olnud võimalik kuskil kala hoida. Ja sellest tuligi mõte, et teha ikkagi, kuna Euroopa Liidu rahad hakkasid liikuma ja oli võimalus selline, et teha endale külmhoone, väike selline, et saaks ise kuskil ei ole kellegi sõltu, saaks ise jääd toota nii palju kui vaja on, hoida, kas siis külmutada, kas siis edasi müüa seda kala. Sellest tuligi see mõte. Ja nii otsustasime, istusime maha ja tegime mittetulundusühingu ja kirjutasime projekti ja nii ta loodigi. No mõni ütleb, see euroraha kukub kaela, teine ütleb, et seda ei olegi võimalik saada, et need projekti kirjutamised on nii keerukad. No lihtne see ei ole. Mina olen isiklikult, ütleme, kalur ja minu jaoks ei ole see lihtne. Et õnneks oli mul tuttavaid ja sõpru häid, kes selles mind aitasid ja koos sai see projekt nagu siis kirjutatud ja ise jääb küll jänni. Ja samas on maja pikk, siin on veel arenemisruumi küll. Just, selle mõttega sai ka tehtud see 3. uksin, et järsku tuleb mõte veel laieneda natuke, et kui meil siin juba kala on, et miks siis mitte seda natuke väärindada ja teha väike tööstusosa juurde, et siis suitsetada natuke, kuivatada ja soolata kala. Kas teie ettevõtmise kaudu saavad ka saare elanikud mingit kasu, et kas mina hakkan nüüd kalaga kuskilt lihtsamini kätte saama? No seda tahakski nagu loota, et me tahame koondada nüüd selle Hiiumaa kala, mis ei ole suudetud siin kuskil turustada või mõned on jätnud selle kala merest püüdmata, kuna ei ole kuskil panna kuskil olnud. Et see saab siia kokku koondatud ja siis siit saab ka kohalikule rahvale see edasi müüdud. Lugu küll, eri ümberringi, aga kala ei ole mitte kuskilt saada. Võib-olla see on üks selline keskus, kus siis hakkab koordineerima natuke seda asja tulevikus. Üks on kiirsügavkülm ja teine on siis sügavkülm ja jahutusruum, kus on siis kuni 6 kraadi sooja. Kiirsügavkülm on 2 tonni kala kiirkülmetamiseks tehtud, mis külmetab siis 17 tunniga selle ära -35 kraadiga. Ja külmkamber on siis nagu ikka -20 kraadi, kuhu võiks mahtuda 20 tonni kala. Arvasime, et võib-olla sellest esialgu piisab. Hiiumaa veterinaarkeskuse juhataja Jüri Lauter andis avamisel üle külmhoone kasutusloa ja kinkis sidruneid. Miks sidruneid? Ma tahtsin kinkida kassi. Kassil on ju suvel väga hea siin elada, kala kui palju. Aga lõpuks tuleb ju sügis kätte. Ja siis nad hakkavad selle kassile andma külmutatud kala. See ei ole kassile hea. Sellepärast ma kinkisin hoopis sidruneid. MTÜ Hiiukala tegevjuht Tuuli Tamla on tehtuga väga rahul. See Hiiukala strateegia, mis me koostasime kuni aastani 2013, et Hiiumaa kalandust natukene järjele aidata, et see keerlebki põhjuselt sellise säilitusvõimaluste loomise ümber ja siis see külmhoone on nagu see, ütleme, see emalaev. Selline esimene konkreetne valmis asi, mida te saate praegu ette näidata? Just nimelt. Olete rahul? Ülimalt. Eriti rahul ma olen siis, kui ma näen, et siin kala sees on ja et Hiiumaa kalurid leiavadki oma kalale väljundi, et praegu on nagu üks etapp läbitud, aga see, kui ta edukalt tööle hakkab, et selleks oleks nagu siis viimane koerasaba. Raadio Kadile, Urmas Lauri, Kõrgessaare.